Tere hommikust! Mul on nii hea meel, et pärast eilset väga aktiivset diskussiooni on teid täna endiselt nii palju kuulamas. Ma kirjutasin sellesse abstrakti, et ma tahaksin uurida kahte Ene-Liis Semperi lavastust, tüdruk, kes otsis oma vendi ja hüsteeriat, ja lähtusin sellest oma tajukogemustest nendelt etendustelt ja hakkasin paaniliselt otsima mingisugust sobivat teoreetilist raami, et oma väga subjektiivset taju kuidagi siis teoretiseerida ja leida sellele mingi laiem teoreetiline raam. Lugesin päris palju uuemat neuroteaduslikku kirjandust, mis on väga populaarne teatriteaduses ka, et püütakse siis retseptsiooniteooriat ja neuroteadusi omavahel siis ristata. Aga sealt ma midagi väga kasulikku selle ettekande jaoks ei leidnud, vaid leidsin hoopiski ühe päris vana raamistiku Kanada-Ameerika sotsioloogi Irving Goffmani raamatu. Goffmanit muidugi teatriteadlased teavad raamatu järgi Eneseesitlus igapäevaelus, mis on siis, kus Goffman kasutab teatrit kui metafoori selleks, et sotsiaalse elu eneseesitlusi ja stseene seletada. Nii et leidsin hoopiski, et tänase ettekande jaoks on sobivam Goffmani raamat, siis, mille eestikeelne tõlge võiks olla raami analüüs, frame analysis, siis essee kogemuse organiseerimisest. Ja kuigi Goffman on siis Kanada-Ameerika päritolu, siis ta tegelikult kahjuks kirjutab nagu Prantsuse poststrukturalist, sellepärast ma ei saa teile esitada ka otseseid tsitaate, sest need on suhteliselt nagu mõistmatud. Nii et kõik see, mis ma olen siia slaidile kogunud, on selline tegelikult pedagoogiline, populistlik lihtsustus Goffmani siis teooriast. Ma siiski nagu tutvustaks mingisuguseid mõisteid või kontseptsioone, sest ma arvan, et see aitab minu järgmist juttu natuke paremini mõista. Kõigepealt, et mida mõeldakse sõna all raam ja raami analüüs. Goffmani sõnade järgi see kõlab midagi umbes selliselt. Ma eeldan, et mingi, vähemalt sotsiaalse situatsiooni definitsioon tugineb organisatoorsetele printsiipidele, mis seda sündmust juhivad, ja meie subjektiivsele seotusele sellega. Seega raam on sõna, mida ma kasutan viitamaks sellistele baaselementidele, mida ma suudan tutvustada. No, see ei aita meid väga palju edasi. Rahvakeeli öeldus kasutab siis Goffman sõna raam märkimaks seda, et kui teatud sotsiaalse kogemusega inimene näeb mingit tegevust, mingit elu väikest osa elust, siis ta oskab sellele anda mingisugusegi nimetuse või tähenduse. See tähendab seda, et kui te vaatate mind, tõenäoliselt arvate, et tegemist on mingi konverentsi, loenguga või midagi taolist, kui teil on selline kogemus. Ja siis Goffman püüab defineerida ka raami analüüsi ja ta ütleb, et minu fraas raami analüüs on deviis, mis viitab vastavalt kogemuse organiseerimise uurimisele. Selle sõna kogemus, see on minu rõhutus, sest ma tegelikult tahan täna rääkida kogemusest ja ainult kogemusest, mitte siis sotsiaalsest situatsioonist. Goffman uurib siis seega mitte sotsiaalse elu, vaid sotsiaalse kogemuse struktuure ja see huvitab mind ka. Raamid aitavad inimesel mõista erinevaid ühiskondlikke stseene ja neis adekvaatselt või ootuspäraselt osaleda. Goffman eristab ühiskonnas looduslikke, ta nimetab, et looduslikud siis raamid on sellised juhitamatud, eesmärgita ja puhtalt füüsilised raamid ja lisaks siis looduslikele ka sotsiaalseid raame. Ja demonstreerib, kuidas tegelikult sotsiaalsed raamid ja looduslikud raamid on omavahel väga tihedalt, kuigi võib-olla mitte väga eksplitsiitselt seotud ja see, kuidas loodus, ütleme kas või inimese kehalisus või ilmastikunähtused, kuidas need tegelikult päris palju mõjutavad siis ühiskonnas loodud ja intentsionaalselt kavatsuslikke sotsiaalseid raame. Jälle päris oluline minu ettekande jaoks ka. Kui üldjuhul seostab inimene iga tegevust mingi ühe konkreetse raamiga, siis ometi tihti tuleb ette, et tegevuse mingid aspektid ei sobitu selle raamiga ja neid aspekte ei saa ignoreerida ja see, kui mingid aspektid ei sobitu raamiga, see tekitab hämmingut ja meelehärmi ja raami rakendamises tekib katkestus. Goffman paneb isegi ühele peatükile sellise pealkirja nagu negatiivse kogemuse tootmine. See tähendab just neid raami katkestused, see on siis teatud mehhanism, kuidas neid negatiivseid kogemusi siis toodetakse. Huvitav on see, et ta ütleb, et see raami katkestus, et see ei ole ainult kognitiivne probleem, vaid see on ka affektiivne.
sellepärast et raam ei organiseeri mitte ainult tähendust, vaid ka seotust, osaleja siis emotsionaalset distantsi selle tegevusega. Sellepärast siin slaidil on ka, eks ju, siis lisaks organisatoorsetele see ka subjektiivne seotuse teema, mis on talle oluline. Nüüd sündmuse ümber raamimiseks on vaja siis inimesel kognitiivset ja afektiivset reservi, mis inimestel on erinev. See tähendab seda, et mõned inimesed on rohkem altimad siis sündmusi ümber raamistama ja mõned teised inimesed seda vähem. Huvitav on ka võib-olla nagu meie või kunsti kontekstis see, et Kaufmann juba viitab sellele, et raamikatkestusel on tihti ühiskonnas täiesti erinev funktsioon, mõnikord need juhtuvad tahtmatult, päris tihti ka tahtlikult. Ja et raamikatkestus kasutatakse tihti meelelahutuse eesmärgil, aga ka mõnikord sotsiaalse muutuse esile kutsumiseks. Ja loomulikult need kaks asja ei pruugi olla üksteisest eristatud, nad võivad olla ka seotud. Niisiis, lõpuks jõuab Kaufmann järeldusele, et nii raamid kui ka siis inimese sotsiaalsed kogemused on väga haavatavad. Ja sellega ma lõpetan nagu selle oma teoreetilise käsitluse, aga et siit ma võtan kaasa mitmesugused siis sellised olulised mõisted nagu raamistamine ja haavatavus ja kogemus ja raamikatkestus ja nii edasi. Võib-olla te imestate, milleks mul seda kõike vaja on. Mul on seda vaja selleks, et analüüsida nüüd neid Semperi 2 lavastust, sellepärast, et ma väidan, et Semper kasutab nendes lavastustes, tüdruk, kes otsis oma vendi ja hüsteeria, erinevaid kunstilisi, see tähendab siis nii etenduskunstist kui ka teatrist pärit raame, ristates niiviisi vaataja eelnevaid kunstikogemusi, ootusi ja tajukogemusi. Esimene lavastus, millest ma tahaks siis pikemalt rääkida, on siin laval ja slaidil. Ja siis ma väidan, et need raamid, mida siin kasutatakse, on siis järgnevalt ja me nüüd käime erinevad raamid läbi. Et kõigepealt, kuna seda lavastust mängiti NO teatri, siis loomulikult need, kes tulevad ja ostavad pileti sellele etendusele, neil on väga tugevalt teatri institutsionaalne raam, eks ju, nad tulevad teatrisse ja teiselt poolt, kui nad istuvad saali maha, neil on ka etenduse frontaalne raam. See tähendab, et nad pannakse istuma, midagi vaatama ja Eesti teatrikonventsioon on selline, et üldjuhul keset etendust kuskile ära ei minda või see mõjub väga tugeva sellise signaalina, kui keegi keset etendust lahkuks. Ja kuidas siis, siis järgmine raam, mis räägiks ikkagi ruumist enne, jah? Et see ruum, mis vaatajale siis avaneb teatrisaalist, on selline steriilne tühi ruum, stuudio või galerii, mille tehnilisele aparatuurile, eriti siis prožektoritele ja mikrofonile, Jürgen Liik oma tegevusega tähelepanu pöörab. Vaiba ja tooli identiteet on laval ambivalentne, sest need kuuluvad nii galerii installatiivsesse kui ka teatri representatiivsesse raami. Ümberpööratud diivan manifesteerib algul eelkõige materiaalsust ja mitte funktsionaalsust. Edasi järgneb siis kohe alguses stseen, mis kestab umbes 15 minutit ja mida ma tahan teile lühidalt siis ka nüüd näidata. Vaatame, kas see on siin. Jah, hetk vaatan. Aga miks on nii, et kui video läheb või kui, siis see lülitab kohe välja? See tähendab tegelikult ka teistele esinejatele, et kui lülitatakse video peale, siis ta lihtsalt lülitab ennast välja. Ma saan lisaaega selle võrra, on ja? See ei ole minust tekkinud probleem. See on nagu, et Viljandi kultuuri... super! Kas siin häält saaks ka? Sest sellel tegelikult siin on hääl.
Okay. Just, super, aitäh! No vaatame siin, sest et tegelikult see ei ole väga oluline, millisest minutist millisesse minutisse me vaatame. Igal juhul, et esimesed 15 minutit selles lavastuses on selline aeg, kus justkui nagu teatri mõttes, representatsiooni mõttes suurt midagi ei juhtu. Me näeme, et laval on siis alasti Lea Rest, kes tegelikult ka paljudes stseenides nagu praegugi, mida vasakul, siis lihtsalt istub laval suhteliselt osavõtmatu ja näoga liikumatult, mis loomulikult aktiviseerib siis sellise skulptuuri siis raami. See on selline staatiline skulpturaalne keha, mis samal siis ajal representeerib kunsti või ilu ja on ka selles samal ajal kunsti ja ilu sümbol. Et selle võtme tegelikult annab lavastaja siis lavastuse kodulehel, kus ta ise väidab, et lapski teab, et ilu on absoluutne, mis juhtub inimesega, kes sellele absoluudile liiga lähedale satub. Ene-Liis Semperi lavastus räägib perekonnast, kes ilu ootamatus läheduses veel viimast korda õide puhkub. Nii et see ilu ja selline representatsioonilise tähenduse otsimine, et see on tegelikult siis teatri poolt välja pakutud võimalik lahendus. Siis pärast lisaks sellele skulpturaalsele raamile kindlasti käivitub etenduse vastuvõtul ka etenduskunsti raam või siis performancekunsti või siis tegevuskunsti raam, kus päris olulisel kohal on siis just nimelt see bioloogiline keha, see looduslik keha, eriti mida siis ka rõhutatakse hingamisega, see mikrofoni hingamise ja sellega võimendamise, siis selle helilise võimendamisega, aga ka keha kui installatsioonimaterjal, eks ju, sest et selle staatilisus on alati ka väga palju sellist installatiivsust. Ja lõpuks muidugi ka ikkagi etenduskunstides keha kui provokatsioon, et vaadates ikkagi kaasaegset etenduskunsti, siis väga tihti alasti keha kasutatakse vähemalt nagu siis vihjamise mingisugusegi provokatiivse lähenemise. Sellel kehal või alastusel või ihul lastakse siis mõjuda esimesed 15 minutit, kus laval nagu väga suurt midagi ei toimu. Seega selle stseeni kestvust kasutatakse teadlikult siis mõju suurendamiseks, tähelepanu keskendamiseks, julgustades vaataja pilku kui instrumenti oma häbelikkusest üle saama ning keha ja olukorda kiretult uurima. Sest midagi suurt nagu laval ei toimu, et paratamatult sa pead lihtsalt jõllitama seda, mis laval justkui toimub. Et ma selleks, et teid viia samasugusesse siis sellisesse taju situatsiooni, kahjuks mul ei ole võimalik teile 15 minutit seda lavastust näidata, sest et mul on veel teisigi plaane. Et ma panen selle kahjuks praegu nüüd kinni. Eks. Tuleme tagasi selle. Nii. Ja samuti siis ikkagi minu jaoks seostasid sellise pigem etenduskunstiga laval loodava siis helitausta loomine, eks ju, selline luupiv helitaust, mida seal laval koha peal siis luuakse, mis pigem ei kuulu sellisesse teatri diskursiivsesse paradigmasse. Siis vaadates seda, kuidas ja miks siis Real Est mööda lava ringi kõnnib, siis tegelikult aktiviseerub ka hoopis mingi võib-olla natuke kaugem etenduskunstide, kuigi etenduskunstide alla kuuluv raam, ehk siis moe reklaami või kaubanduse reklaam, kus siis keha muutub instrumentaalseks kehaks kui millegi, näiteks kingade presenteerimise vahendiks. Pärast 15 minutit, kus siis vaataja on vaadanud seda installatsiooni või siis moedemonstratsiooni vastavalt, kui ta tahab sellele mingit tähendust anda või mitte, siis tegelikult käivitub nagu siis selline uuesti teatri tugevalt representatiivne raam. See tähendab, et lavale tulevad groteskselt kostümeeritud ja groteskselt käituvad näitlejad Marika Vaarik, Raivo E. Tamm ja Eva Klemets,
kes nakatavad oma näitlemiskoodiga ka Jürgen Ligi. Kõik nimetatud rõhutavad näitleja ja rolli ehk siis nii nimetatud loomuliku ja teatraliseeritud käitumise erinevust. Ja kuigi Rea Lest tegelikult saab endale samuti rolli, teised tegelased nimetavad teda pruudiks, siis ometi tema jääb justkui iseendaks, jääb muutumatuks, peaaegu sõnatuks ja huvituks kogu selle ümbritseva siis tegevuse vastu. Niisiis me näeme seda, et ta samaaegselt on nii representatsioon nende tegelaste jaoks, eks ju, ta on pruut, ilu või kunst, aga ta on ka iseenda presentatsioon ja jäädes siis sellisel nagu kahepaiksele positsioonile siis selle Rea Lesta keha kui selline. Nüüd võttes kokku selle lavastuse teema, siis võib öelda, et lavastus uurib kunsti või ilu siis mõju inimestele ja rõhutades muuhulgas kunsti ilu, mida siis esindab ja kujutab, eks ju jälle minu jaoks oluline, et ta nii esindab kui ka kujutab siis Lest, ta siis lavastus rõhutab siis selle kunsti ja ilu ja elu ehk siis ülejäänud tegelaste diskursiivset kokkusobimatust ja kunsti huvitust elu suhtes. Lavastaja Semper on toonud siis selle tegelaspõhise ja kontseptuaalse vastanduse kaudu ühte ruumi teatri ja tegevuskunsti utreeritud esteetikat. Ma ei taha siis öelda seda, et kogu teatri esteetika põhineb sellisel grotesksel ümberkehastamisel ja representatsioonil, aga et loomulikult on see teatud selline utreeritus, et nende vastastikust mõju ja vastastikust nagu tuuma siis rõhutada. Intervjuus siis Eero Epnerile ütleb Semper ka ise. Mind ei ole kunagi väga huvitanud sotsiaalkriitika, teatris ega kunstis. Mind huvitab hoopis asjade koosmõju proovimine. Maailmas on nii palju erinevaid komponente ja kui sa paned nad kõrvuti, mõjuvad nad teistmoodi kui varem. See ongi see, mida ma teen. Ja see ongi see, mida ta ka selles lavastuses teeb, pannes siis erinevad esteetikad, diskursused kokku ühte lavastust. Erinevate esteetiliste diskursuste põimimine nendes lavastustes tõi minu puhul kaasa taju teravnemise ja nihestumise ning tugeva füüsilise reaktsiooni, teatud jälestuse, soovi ärritajat tõrjuda, lahkuda saalist. Nii et lavastaja on vaataja halastamatult seadnud silmitsi inimese bioloogilise, psüühilise ja sotsiaalse determineeritusega ja seda üsna jõuliselt siis ka esitanud. Nüüd teine näide, mida ma samuti lühidalt tahan kirjeldada, on siis lavastus Hüsteeria 3 aastat hiljem tehtud. Ja ka siin on see, et selle esimese võib-olla vastuvõtu raami annab loomulikult teater ise sellega, kuidas ta lavastust tutvustab. NO-teatri kodulehel leiab sellise lühikese lavastaja kommentaari. Info ülekülluse mõju inimesele on nagu igal teiselgi küllusel, see joovastab. Küllus ja tühjus, barokk ja hüsteeria. Vaatamata sellele nagu küllaltki konkreetsele viitesuhtele, siis tegelikult minu meelest lavastus väga selgelt mitte mingite viitesuhetega ei tegele, vabandust. Et kui siis vaatajad jõuavad saali, siis nad näevad seda, et laval on siis 2 diivani, 2 sirmi, ekraani, prožektorite ja kaameratega siis ruum. Etendajad on riietatud roosades toonides, justkui teatri teatud kostüümikoodi järgivasse teatraalsetesse, aga isegi vulgaarse võitu kostüümidesse. Ja kohe etenduse algul algab selline kollektiivne hüsteeriline naer ilma mingi põhjuseta ja justkui mitte millestki. Ja see kollektiivne hüsteeriline naer kestab katkematult järgmised 40 minutit. Ja kuigi vahepeal tehakse mingeid selliseid pisut naljamoodi asju, siis tegelikult on näha, et see naer ei ole otseselt seotud siis selle lavategevusega. Et selle alus ja põhjus on kuskil mujal ja tegelikult seda põhjust seda ei paljastata meile, eks. Samal ajal, et natuke elavdada siiski seda 40 minutit hüsteerilist naeru, mis on selle stseeni nagu keskpunktis, siis on nimetatult ka sellised off-stage stseenid kaamera ees, ehk siis lavatagused stseenid kaamera ees. Ja need kaamerad väga selgelt siis rõhutavad etendajate kehalisust ja katseid muunduda, nooreneda, identiteeti vahetada, aga ka siis nalja teha.
et kaamerad on ühtaegu nii peeglid kui ka eneseuurimise ja eneseesitluse vahendid. Nii et väga selgelt siis tekib ikkagi lõpuks selline vastandus, et selline kollektiivne hüsteeria ja siis selline individuaalne melanhoolia või siis enesehaletsus. On huvitav see, et vaatajad saalis tegelikult ei naera, kuigi üht-teist naljakat ju laval isegi toimub. Publik on siis vaikib ja on siis rõhutud. See on üks võib-olla elus väheseid kordi, kus tegelikult tõesti 36. minutil ma haarasin telefoni järgele, et kella vaadata, sest ma tahtsin sealt lahkuda. Mul oli seda väga keeruline teha, ma istusin siis rea keskel, aga mul tõepoolest hakkas füüsiliselt halb sellest naerust. Mul ei ole praegu aega täpsemalt kirjeldada neid erinevaid selliseid emotsionaalseid füüsilisi reaktsioone, mis see hüsteeriline naer minus tekitas, aga et ma tahan lihtsalt ainult seda markeerida. Nüüd, miks ma tõin teile need 2 näidet? Nad on minu meelest huvitavad selle poolest, et kui esimeses siis Semper on pookinud teatrit ja etenduskunsti omavahel, aga jättes samal ajal selle pookekoha nagu nähtavaks või mängides selle pookekohaga, selle ristumiskohaga ja selle performatiivse vahealaga, kui soovite, siis tegelikult hüsteerias on juba toimunud selline meile esitletakse geneetiliselt muundatud teatrit juba. Nüüd, kui teile tundub võib-olla, et minu sõna ei ole piisavalt veenev, siis ma toon siia veel ühe näite, siis ka aastast 2014, lõpetan varsti. Ja see on tegelikult üks Alvar Loogi arvustus, mis tekitas Eesti teatriväljal sellise mikroskandaali. Pealkiri on siis teatri degradeerumine performance'iks, ja näete, siin on jälle see ingliskeelne sõna, eks ju, ilusti kursiivis ja ülakomaga, nagu ikka ilmselt armastavad, mis võiks olla performance'iks, eks ju. Siin arvustab siis Rakvere teatri 2 osalist lavastust. Esimene osa kandis pealkirja Siseturism ja selle autor ja lavastaja oli Kadri Noormets ja teine pealkirja Tähelaev ja selle siis lavastaja oli Kertu Moppel. Et mõlemad lavastajad, kes tegelikult on võib-olla tuntud niisugusega siis otsingulisema teatrikeele poolest. Aga eriti huvitab ja intrigeerib mind siis siin selles arvustuses see lause. Pealkiri muidugi ka, aga see lause ka. Mulle tundub, et postdramaatiline teatridiskursus, milles uuendusmeelsem osa kohalikest teatritegijatest ning tarbijatest juba pikemat aega elab, on jõudmas oma äärmuslikemates avaldamisvormides ohtlikult lähedale sellele punktile, kus koos draamaga hakkab kaotsi minema ka teater ise. Selles poleks iseenesest midagi halba, kui seda ei turustataks teatrina. Ja mina ei taha, sellele järgnes siis eriti just peamiselt Sirbi veergudel selline pikem diskussioon, mis koosnes siis lisaks sellele veel 7 kirjutisest, mis on üsna nagu ebatavaline, et üks tekst suudab tekitada niisuguse väikse tormi veeklaasis. Mina ei taha seda mitte üldsegi halvustada, minu jaoks on väga huvitav uurimismaterjal, sest on huvitav see, et loog on kriitiline siis just eriti selle lavastuse esimese osa siseturismi suhtes ja mida ta talle siis ette heidab. Ta ütleb seda, et siseturism on performance'i kohta liiga pikk ja etenduse kohta liiga avatud, liiga abstraktne. Ja nendib, et teatri lavaraam on performance'i jaoks liiga suur ja tekitab valesid, sulgudes kõrgendatud ootusi. Ja nüüd ma tahan selle oma selle loo siis nüüd kokku võtta ja ma võtan selle kokku siis sellest samast arvustusest ühe lausega, mis ma arvan, et haarab siiski tuumselt mingeid olulisi asju. Loog ütleb, et inimesed, kes olid tulnud teatrisse elamuse järele, olid saanud kogemuse. Et tõepoolest, et ka need publikuuringud, mida ma ise olen läbi viinud, kui küsida inimestelt, et mida sa teatrist ootad, siis väga avatud küsimusena, siis 60% juhtudest nad vastavad, ma ootan elamust. Oma doktoritöös püüdsin ma ka aru saada, et mida nad selle elamuse all mõtlevad, aga ütleme nii, et ma arvan, et see on selline väga lai katustermin, mida igal juhul eestikeelses keeleruumis kuidagi vähemalt kasutatakse teatri puhul. Ja kui nüüd loog ütleb seda, et selles performance'is
nagu vaatajad ei saanud elamust, vaid nad said siis kogemuse, siis tõepoolest, et etenduskunstid ka siis, kui nad on sisestatud teatriraami, võib-olla ka siis performansi teatrina, et nad igal juhul rõhutavad just nimelt seda võib-olla füüsilist kogemuslikkust, tajukogemuslikkust. Nad on tõepoolest enamasti avatumad või mitte representatiivsemad ja seeläbi tegelikult toovad siis teatriraami, ühe teise raami ja nagu näha ka sellest Alvar Loogi artiklist, siis selle kahe raami siis koos eksisteerimine või ühelt raamilt teisele üleminek ei ole valutu. Need raamid ja tajukogemused on siis haavatavad, nagu seda Kaufmann juba ka alguses ütleb. Aitäh!